Tervist, head sõbrad, on nädala kommentaari aeg. Homoliikumise sügavamatest eesmärkidest ei ole selle liikumise ideoloogid ise saladust teinud. Tuntud aktivist Paula Ettelbrick kirjutas juba 1980. aastatel, et homoideoloogia kätkeb seksi, seksuaalsuse ja perekonna mõistmise ümberkujundamist ja selles protsessis kogu ühiskondliku baasstruktuuri äramuutmist. Georgetowni ülikooli õiguskeskuse professor Nan Hunter kirjutas ajakirjas The National Journal of Sexual Orientation Laws, et homoabielude seadustamise tagamõtteks on destabiliseerida abielu soopõhine definitsioon ja katkestada side soolisuse ja abielu vahel, õõnestades seeläbi sellest tulenevaid võimustruktuure. Michelangelo Signorile kirjutas 1994. aastal ajakirjas Out. Keskteeks võiks olla see, et võitleme samasooliste abielu ja sellega kaasnevate toetuste eest ning olles need saavutanud, defineerime abielu täielikult ümber. Nõuame õigust abielluda mitte sellepärast, et allutada end ühiskonna moraalsele struktuurile, vaid selleks, et purustada müüt ja kõnealune arhailine institutsioon radikaalselt ümber kujundada. Kolumnist Daniel Villarreal on kritiseerinud oma kaasvõitlejaid homoseksuaalses liikumises, kes püüavad eitada, et homoliikumise edu sõltub lastele homoseksuaalse käitumise ja kogu sellega kaasneva seksuaalse vabaduse ideoloogia sisendamisest. Tsiteerin. Me ju tahame, et õpetajad õpetaksid tulevasi põlvi queer-seksuaalsust heaks kiitma. Tõtt öelda sõltub sellest kogu meie ettevõtmise tulevik. Tsitaadi lõpp. Sama on öelnud ka Kanada aktivist nimega Bear Bergman. Ma olen siin, et öelda teile, et kogu aeg, kui ma rääkisin, et meie eesmärgiks pole LGBT teemadel kedagi indoktrineerida, oli vale. Ja lisab, et loomulikult on eesmärgiks meie laste pööramine homoliikumise sümpatiseerijateks. Vaja on panna lapsed mõtlema homoküsimustes teistmoodi kui nende vanemad, ütleb Bergman kokkuvõtlikult. Homoliikumise agenda on parasjagu täies hoos. On kaks peamist viisi, kuidas laste ajupesu ellu viiakse. Kohustuslik kooliprogramm ja meelelahutus. Arvukaid näiteid USA, Kanada ja Lääne-Euroopa kooliprogrammides ellu viidud homoõpetusest ei ole võimalik siinkohal üles lugeda. Meil Eestiski on juba ilma teinud Siil Priidik, kes seikleb erinevate peremudelite keerises ja saab teada, et 2 pulli perekond on sama hea kui iga teinegi. Tõsi, siia pole jõudnud veel sellised programmid nagu Inglismaa koolides homoorganisatsiooni Stonewalli korraldatud ajupesukampaaniad üldharidusliku kooli algklassidele nimega Different Families, Same Love ehk erinevad perekonnad, sama armastus. Ent suund sellele on võetud haridusministeeriumi tasemel, kui möödunud aasta sügisel käisid õpetajad Kanada saatkonna ja haridusministeeriumi ühisprojekti raames korraldatud koolitusel LGBT olukorrast koolis. Hiljuti vahendasime aga Objektiivis uudist, kuidas USA homolobi on asunud otseselt mõjutama suuri filmikompaniisid, nagu näiteks Disney Imperium, et too võiks teha väideltavalt enim vaadatud multifilmi Lumenkuninganna ja igavene talv ehk Frozen kangelasest lesbi. Printsess Elsast võiks kahtlemata peale homopropagandistlikku tuunimist saada suurepärane ajuloputusvahend miljonitele väikestele tüdrukutele. Pean tunnistama, et mõistetavatel põhjustel on Elsa maania minu tagasihoidlikust isikust mööda läinud ja sain vastava printsessi olemasolust teada esimest korda Objektiivi uudisest. Hoolimata üleskutse jaburusest on see aga selge märk, et kogu massikultuuri väli soovitakse mineerida homoliikumise doktriiniga ja nii kurb, kui see ongi, saavad miljonid ja miljardid oma vaimutoitu massikultuurist ammutavad inimesed sellest kõigest ilmselt püsiva vaimse kahjustuse. Kuidas peaks sellele kõigele reageerima? Siin tuleb mängu üks kõige ohtlikumaid tundeid, mis paljusid lapsevanemaid võib sellist uudist lugedes vallata. See on tüdimus. Tekib oht mõelda, et tegelikult on ju palju olulisemaid probleeme. Ja loomulikult
ongi palju olulisemaid probleeme või ütleme nii, et peaaegu iga võimalik probleem on olulisem kui mingisugune Disney printsess. Ja seetõttu ei ole enam jäksu reageerida ja oma perekonda kaitsta. Tekib lootusetus ja sellest tulenev tegevusetus, mis on umbes sama nagu aastaid sõjakoldes elanud inimesel. Plahvatused ja tänaval vedelevad laibad ei liiguta enam ühtegi närvi. Apaatia. Tööle on pandud massiivne masinavärk, mis sülgab oma saasta igast võimalikust torust. Tahaks lihtsalt öelda, et palun peatage see planeet, ma kergitan kaabut ja astun soliidselt maha. Jätkake teie oma jamaga siin edasi. Uskuge mind, ma tean, millest ma räägin. Ent just apaatia peale homopropaganda kalkuleeribki. Massiivsusega soovitakse inimesi tundetuks teha ja kui see on ükskord saavutatud, ongi võit käes. Ja see on loobumisvõit. Me peame teadvustama, et me oleme kurnamissõjas. Vastu peavad need, kes leiavad oma hingest viimast energiat, et loomuseadusliku tõe ees seista ja tunnistada üheskoos, et perekond rajaneb mehe ja naise abielul. Pasundagu kas või kõik maailma fanfaarid vastupidist. Kes teie seast on lapsevanemad, teavad ju seda tunnet väga hästi. Väsimus on jube, aga voodist tuleb üles tõusta, sest ma ei vastuta mitte pelgalt iseenda, vaid oma kõige kallimate eest, oma laste eest. Seesama energia peab tiivustama laiemalt tervemõistuslikke lapsevanemaid ühiskondliku resistantsi korraldamisel, sest nagu kommentaari alguses homoaktivistide tsitaate ette lugedes on mõista, on tegelikult kaalul see, kuidas me oma kultuuris üleüldse inimest mõistame. Kaalul on mitte pelgalt perekonna, vaid inimese määratlus. Mina olen Markus Järvi, Objektiivi toimetaja.